lapsed, sööge kõik ära. Kuigi Daniel oli võõral maal, millel olid omad kombed, otsustas ta oma südamest truuks jääda Moosese seadusele. Poisid, te pole oma toitu puutunudki, hakake pihta, sööge kõik ära. Me ei saa. Kuninga toit ei ole sulle piisavalt hea, Sarja. Õpetaja, me ei taha teid solvata, aga me oleme juudid ja selle toidu söömine on Jumala seaduse vastu. Aga Miisael, sa pead sööma. Me suudaksime elada ka taimetoidu ja vee peal, aga see kasvata lihade ja luudele. Te jääte liiga nõrgaks selleks, et teenida kuninglikus õukonnas. Luba meid süüa nii, nagu Hanania ütles. Sööme 10 päeva vaid taimetoitu ning joome vaid vett. Ja kui me siis ikkagi nälga tunneme, siis hakkame kuninga toitu sööma. Olgu, 10 päeva. Daniel, ma olen üllatunud. 10 päeva olete söönud vaid taimetoitu ja te olete nii tugevad ja prisked. Jumal kinnitas meid selle eest, et pidasime kinni Moosese seadusest, õpetaja. Peale seda, kui Daniel oli läbi teinud treeningu, hakkas ta teenima kuningas Nebukadnetsari õukonnas. Ühel ööl nägi kuningas rahutuks tegeva unenäo, mida ükski tema tarkadest meestest ei osanud seletada. Kuningas, see juud siin oskab seletada sinu unenägu. Mida see juudi poiss ka unenägudest teab? Jumal on andnud mulle sellise Anni, kuningas. Kui sul tõesti on eriline and, siis kõigepealt seleta mulle ära, mida ma üldse unes nägin. Jah, kuningas, sa nägid unes tohutut kuju, mis ilmus välja ei kusagilt. Tema keha oli väärismetallidest ning jalad rauast ja savist. Siis ilmus liivast suur kivi, mis purustas kuju tolmuks. Aga kuju purustanud kivi kasvas tohutuks mäeks ning täitis kogu maa. Uskumatu! Sa teadsid mu unenägu nii hästi, nagu oleksid selle ise näinud. Aga nüüd, mida see